Lugupeetud ministrid, rektorid, vallase professorid, õppejõud, töötajad, üliõpilased, head vallase partnerid ja kaasteelised. On suur rõõm avada tänane pidulik sündmus, mida toimub enamasti vaid paar korda sajandi jooksul. Kõrgema kunstikooli vallasrektori Piret Viirpalu inauguratsioon. Tänu kõigile, kes on kohale tulnud. Palun tõusta Eesti Vabariigi hümniks. Kõigepealt on sõna Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministril Tõnis Lukasel. Austatud rektor, lugupeetud minister, head rektorid, vallase pere, külalised. Vallas toob siia oma kaasaegsesse, endisesse Eesti Panga hoonesse omaaegset Tartu vaimu. On vaieldav, kas see vaim on ikka omaaegne. Sellest oleme rääkinud palju. Sellest on Vallase kunstiühingu liider Lillemets palju rääkinud. Sellest on Indrek Hirv palju rääkinud. Sellest on ka Mart Kivastik kirjutanud. Sellest on eelmine rektor Vallo Nuust palju rääkinud. Lepime kokku, et see vaim on siin. Sest see vaimsus elab Tartus edasi läbi aja. Me käime ju kohtades ja kujutame päris hästi ette Bernard Kangro aegset Tartut, lugedes tema romaane ja isegi lugemata. Kujutame ette neid kohti ja teame, et järjepidevus, nii nagu ta on kogu meie rahva tee alus, nii on ta ka Tartu vaimu, Tartu kunstielu, kultuurielu ja ka Tartu linnavõimu alus. Lõpuks on meil praegu linnapea siin ja pikaaegne Tartu volikogu esimees Peeter Põld seisab meil siin maja ees. Nii et tänane päev on tulvil Tartu vaimsust, vallase vaimsust, aga Eesti vaimu üle kõige. Sest meie jaoks läbi kõigi aegade aga
vabadussõjas täiesti ilmselt rinne oli veel kuum, aga eestlased rajasid ülikooli, teisi õppehooneid, kultuuriasutusi. Meie jaoks ei ole kunagi, et üks lõpp on teise asja algus. Me alustame järgmist juba eelmise sees. Seetõttu seda järjepidevust ei katkesta mitte miski. Kui mõelda, mis siis uut rektorit ees on, või seda ei taha rääkida. See on ilus aeg. Vähemalt täis pingutust, seda ma luban, ja täis ka uusi tuuli kõrghariduses üldisemalt, nagu ikka, aeg areneb, aga ka praegu, kui kõrghariduse rahastamine lähiaastatel tõuseb püstloodis peaaegu, siis see annab võimalusi ja see annab võimalusi ka rakenduskõrgkoolidele. Ärgem rääkige ainult ülikoolidest. Rakenduskõrgkoolidel on samamoodi tahtmisel, aga tahtmine paistab olevat kõigil. Võimalus kaasa lüüa teadusprojektides. Rakenduskõrgkoolidel on oma väga oluline akadeemiline roll. Ja on hea, et meil on eriilmelisi rakenduskõrgkoole. Pallas hoiab kultuuri poole. Pallas on üks meie kultuurielu aluseid, mida näitab ka kultuuriministri siin. Pallas on Tartu kunstielu lipulaev olnud läbi aegade ja mitte ainult, sest Pallase kunstiühingu asutamise juures oli ka Friedevert Tuglas. Tuntud isikutest ei olnud puudust ja kõik ei olnud ju ainult kunstnikud, ei olnud siis nii tuntud kui praegu. Praegu me tõstame esile neid nimesid ja on ka, keda esile tõsta. Aleksander Tassa, aga Konrad Mägi, Aado Vabe, siis mõne aja pärast tagasi vaadates võib kindlasti öelda ka praeguses Pallases ja selles kultuuriringis. Kõigi nende erialade paistel on kindlasti Eestis tuntud isikuid või tunnustatud nimesid, kes lähevad maailma. Nii et tagasi vaadates tunduvad mäed alati kõrgemad, aga vaatame ette, need mäed on sama kõrged. Ma õnnitlen veel kord teid, prorektor, et te võtsite selle suure ülesande viia Pallast edasi. Ma tänan eelmist rektorit, et ta läbi nende tormide, mis võib-olla kellegi jaoks ikkagi siin kohalikus elus ainult, võib-olla ei olnud maailma tähtsad, aga ikkagi. Kellegi jaoks olid tormid veeklaasis, aga ikkagi oli see tõsine arutelu, kas võtta see teatepulk ja viia Pallas nüüd kaasajas edasi, see kuulus nimi. Aitäh, et sa seda tegid, see annab Tartule palju. Ja väga suur asi, et Pallas on ikkagi kõrgkool. See oli ka paarkümmend aastat tagasi, mõni aasta veel peale, tegelikult vaidluse all. Kas Tartu vajab kõrgemat kunstiharidust või piisab kutseharidusest? Nii et me oleme tunnistajaks suurele sündmusele. Rakenduskõrgkool, kõrgem kunstikool Pallas vahetab rektorit või õigemini annab voli edasi tegutseda juba natukene aega ametis olnud rektoril, aga see on teatepulga üleandmine. Tänan kõiki, kes Pallase vaimsust on kandnud, on õppejõududena selles koolis tükk aega töötanud, töötavad edasi
õnnitlen kõiki üliõpilasi. Te olete Eesti ühes tähelepanuväärsemas kunstitemplis, kus mitte ainult ei kummardata vanu jumalaid, vaid mõeldakse välja ka uusi. Ja ilusat aega teil sellel perioodil, mis tuleb, nagu ma ütlesin, juba huvitav. Kõike head Pallasele! Nüüd palume siia Pallase rektori Piret Viirpalu ametivande andmiseks ja ametiraha õlgadele asetamiseks. Muide, käesoleval aastal valminud ning Pallase märgist inspireeritud ametiraha autor on ehtekunstnik Maria Valdma. Palun, Piret ja härra haridusminister ka paluks. Asudes täitma Kõrgema kunstikooli Pallas rektori ülesandeid, kohustun järgima Eesti Vabariigi seadusi, Kõrgema kunstikooli Pallas põhimäärust ja täitma akadeemilisi tavasid. Tõotan pidada oma ametit väärikalt ja ausalt ning hoolitseda parimal võimalikul viisil kõrgkooli arengu ja hea käekäigu eest. Nüüd on see koht, kus ma pean ametivande allkirjast. Kunstiühing Pallas asutas omal ajal Tartu Kõrgema kunstikooli Pallas, aga ka Tartu Kunstimuuseumi. Nii et me ootame uusi asutamisi ja rajamisi ja selle tähistuseks, et teil selleks kõik võimalused on, teile need lilled. Siis mul on siin 2 raamatut. Minu ühelt armsamalt. Eesti Kirjandusmuuseum. Eesti kõnekäänd 3. Eesti kultuur on väga mitmetahuline, aga mis peamine, Eesti rahvas on rääkinud kogu aeg asjadest õigete nimedega. See sõnavara ei ole alati ettelugemiseks suurtes auditooriumites, aga selles on väga tõsine elu, tõde ja sisu sees. Nii et see on Eesti kultuuri kullafond ja ma annan edasi selle 2 rektori.
inauguratsiooni kõne. Piret Viirpalu. Austatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, rektorid, linnapea, Kõrgema Kunstikooli Pallas pere, head kolleegid, koostööpartnerid, sõbrad, külalised. Tahan alustada sellega, et 21. jaanuaril 2018 asutati kunstiühing Pallas. Hea Enn Lillemets, kes sa täna ka siin oled, palju õnne kunstiühingule 105. aastapäevaks. Olen õnnelik ja tänulik, et saan täna siin teie ees seista Kõrgema Kunstikooli Pallas rektorina. Soovin südamest tänada kõiki eelmisi rektoreid, endiseid ja praeguseid töötajaid, kes kõrgkooli arengusse väga palju panustanud on. Oma ametivandes lubasin rektorina hoolitseda parimal võimalikul viisil kõrgkooli arengu ja hea käekäigu eest, mis tagab aga selle arengu ja hea käekäigu. Eesti president Lennart Meri on raamatus Hõbevalgem öelnud: kunst on paratamatus. Kunst on kultuurikeel, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles inimese vaim saab hingata. Just seetõttu on kunstide valdkonna õppekavad Eesti rahvuskultuuri jätkusuutlikkuse ja säilimise seisukohast üliolulised. Millised on Kõrgema Kunstikooli Pallas tänased eesmärgid? Strateegias Tark ja tegus Eesti 2035 on ühe kõrghariduse ees seisva väljakutsena kirjas vajadus oma tegevuste fookustamise ning kvantiteedi asemel kvaliteedile keskenduda. Pallase eesmärgid on sellega väga hästi kooskõlas. On ju kvaliteetse kunsti kõrgharidusele omane just individuaalne lähenemine õppijale, väga heade praktiliste oskuste kombineerimine nii teoreetiliste teadmiste kui kaasaegse infotehnoloogiaga, traditsioonilise ja innovatiivse seostamine, vajadus spetsiifilise ning kaasaegse õpikeskkonna järele. Kvaliteetse kõrghariduse teevad võimalikuks parimad õppejõud. Loomeerialade parimad õppejõud on õpetavad kunstnikud, oma ala maailma tasemel eksperdid. Üheks võtmetähtsusega eesmärgiks eesseisval perioodil on õppekvaliteedi tõstmine läbi muuhulgas õppejõudude professionaalse arengu, läbimõeldud motivatsioonisüsteemi ning konkurentsivõimeliste töötasude. Oluline on õppekava arendus, senisest tihedam koostöö erialade vahel läbi interdistsiplinaarsete ainekursuste loomise ja ühisprojektides elluviimise. Samuti paindlike õpivõimaluste loomine ning õpetavate kunstnikele ja kunstiõpetajatele suunatud täiendkoolituste süstemaatilisele korraldamisele. Pallase kui väikese kõrgkooli jaoks tähendab areng julgust. Julgust eksperimenteerida, eksida ning tarkust seniseid arusaamu ümber mõtestada. Pallase jaoks on oluline oskus kohaneda, kuid jääda seejuures iseendaks ja omanäoliseks. Siit tulenevad ka Pallase põhiväärtused, milleks on julgus, loomingulisus, avatus, vastutus ja vabadus.
Milline on Pallas, mis neid põhiväärtusi hindab? Selline Pallas on avatud Pallas. Avatud koostööks nii kodu- kui välismaiste kunstiõppeasutustega, kõrgkoolidega, ettevõtetega, Tartu linnaga. Pallase õpikeskkond on nii üliõpilastele kui töötajatele avatud, inspireeriv, toetav, loometegevuseks vajalikku aega ja paindlikkust võimaldav. 2024. aastal täitub 100 aastat Pallase kõrgkooliks saamisest. Ja samal aastal on Tartu Euroopa kultuuripealinn. Selline kombinatsioon annab koolile suurepärase võimaluse olla nähtav, aidata kaasa Tartu 2024 õnnestumisele ja saada ka ise arengutõuge. Suurte võimalustega kaasab alati vastutus. Vastutus traditsioonide edasikandmise ja innovatsiooni ühendamisel. Vastutus oma õppijate eest, neile parima võimaliku kunstihariduse pakkumises, neist ennast juhtivate, kriitiliselt mõtlevate, isikupäraste ja ettevõtlike loojate kujundamisel. Vabadus. See tähendab vabadust teha valikuid, ennast väärtustada, erineda. Olulisel kohal on loomevabadus ja õpetavate kunstnike akadeemiline vabadus. Kunstikõrgkoolis, kunstis üldse, on vaja leida tasakaal korra ja kaose, vabaduse ja reeglite, tehniliste oskuste ja vaba eneseväljenduse vahel. Selleks, et reeglid rikkuda, tuleb neid esmalt tundma õppida. Pallase eripäraks on ja jääb traditsiooniliste oskuste edasiandmine, nendel põhineva loome ja innovatsiooni väärtustamine, nüüdisaegne disainmõtlemine ja kunstipraktikat koos tugeva traditsioonilise baasiga. Kunstiühingu Pallas esimees Enn Lillemets on öelnud, oli omamoodi pöörane mõte rajada kunstikool just Tartusse, mis oli tollal tõeline provints ja kus tuli alles hakata kunstipublikut kasvatama liiati sõjaaja tingimusis. Tartu ei ole täna enam ammu provints ning siinne kunstipublik on arvukas ja asjatundlik ning ei piirdu sugugi tartlastega. Tartu on kunsti õppimiseks parim paik. Siin on olemas väga head õppimise võimalused, huvi, kutse ja kõrghariduses. Tartu laste kunstikooli, Tartu kunstikooli, Kõrgema kunstikooli Pallas, Tartu ülikooli, kunstnike, kunstiasutuste, muuseumide, üldhariduskoolide ja lasteaedade koostöös toimivad suurepärased näited õmblusteta kunstiharidusest. Oma eesmärkide täitmisel peame silmas ka kunstivaldkonna 2021–2025 arengukava kuva lähtekohti, millest esimene on eriti oluline ja ütleb, kunst on väärtus. Kunst loob väärtust, seda nii riiklikul, kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kunst aitab mõista ja peegeldada. Kunst harib ning selgitab. Kunst loob uut ainest nii kodanikele kui ka meie ühisele elukeskkonnale. Kunst ulatub sügavamale meelelahutusest. Kunst on keel, mida targad ühiskonnad tundma õpivad. Kunsti mõistmata oleme vaesemad nii vaimult kui varalt. Üks Pallase tudeng on oma koolitöös kirjutanud nii. Mind motiveerivad andekad inimesed, keda on meie koolis nii palju, keda on igal pool palju, kuid tunnen, et kunsti puhul on andekus lihtsamini tabatav, silma ja käega. Tahe osata samamoodi, lapselik kius, tema oskab, mina pean ka oskama. Mind motiveerivad õppejõud, mis on nii palju teinud ja näinud.
õppejõud, kellel sütib enda erialast rääkides silmas leek, kes võib küsimusele vastata nii pikalt, et märkamatult räägib ühe küsimusele vastusena terve tunni täis. Edasi kutsuvad mind aga minu väga motiveeritud kursusekaaslased, kes kunagi ei puudu ja minu puududest mind kohe üles otsivad ja noomivad. See on selline hea hirm, midagi maha magada. Mind motiveerib mõte tulevikust, kus ma tahan olla ja mida tahan teha. See on endale saavutatavaid eesmärke. Unistus koosneb ikka soovidest. Soovide täitumine on hoopis tõenäolisem, kui seda on unistuse täitumine. Tsitaadi lõpp. Aga kas me täna teame, milline on see tulevik, millest unistada? Milline on maailm homme? Aasta või 4 aasta pärast? Milline on loomeinimeste roll ja staatus, mis ootab Pallase lõpetajate ees? Eesti Kunstnike Liidu president Elin Kard on öelnud, et tänasel päeval kunstnikud Eestis väga hästi ei ela, kuid nad ei kurda. Elin on öelnud, nad on nagu võililled asfaldi sees. Nad saavad väga hästi hakkama ka väga kesistes tingimustes, aga loomulikult võiks paremini minna. Loodan südamest, et Eesti Kunstnike Liidu, kõigi kunstiasutuste ja riigi hea koostöö võimaldab neil võililledel õige pea ka murumaale sattuda. Pallaslaste eesmärgiks on teha maailmast, kus me elame, parem paik. Kunst, disain ja restaureerimine saavad kaasa aidata väga paljude meie ees seisvate väljakutsete lahendamisel, olgu nendeks siis kultuurilise järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamine, emotsionaalne ja füüsiline tervis või kultuuriväärtuste kaitse. Kõigi nende eesmärkide poole koos liikumisele luban pühendada oma aega, mõistust ja südant. Aitäh selle võimaluse eest. Tänan. Tänan jäi veel pooleli, sest sõna tänan kohal tuli meeleliikus. Tänan väga hea koostöö eest Pallase üliõpilasi ja vilistlasi, Haridus- ja Teadusministeeriumit, Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu, kõiki loomekõrgkoole, Eesti Kunstnike Liitu, Tartu Kunstnike Liitu, Eesti Kunstikoolide Liitu, kõiki koostööpartnereid. Tänan kõiki, kes tänast päeva ette valmistasid. Aitäh Maria Valdmaale selle ametiraha eest. Ja suur tänu minu perele ja sõpradele tingimusteta toetuse eest. Aitäh! Ja nüüd toob sisuliselt Pallase enda ansambel Titoks teile, ütleme, sellist teistest Euroopa suurlinnadest sellist salongilikku kõla. Kaunis kunstmuusika võib ka siin kõlada.
Mis oleks me ilma kaunite kunstideta, ma arvan, et me oleks elavad surnud. Ilma seda ise tegemata või seda nautimata. Aga nüüd on sõna Eesti Vabariigi kultuuriministril Piret Hartmanil. Lugupeetud rektor Piret Viirpalu, austatud haridus- ja teadusminister, head rektorid, kallis
kõrgema kunstikooli Pallas koolipere. On suur au ja rõõm olla täna siin vaimupealinnas. Ma arvan, et kunstikool Pallasel on väga oluline roll selles vaimus ja selle vaimu arengus. Juba tegelikult üle 100 aasta on kõrgem kunstikool Pallas erinevates vormides, erinevate nimedega aidanud seda kultuuri, kunsti siin Tartus, aga laiemalt Eestis arendada. Ja ma muidugi pean tunnistama, et ise õppides siin Tartus õnnestus mul tihti ka ära eksida teie kooli. Ja ma arvan, iga kord, kui ma seal olin, mõtlesin, see on tõesti kõige ägedam ja inspireerivam kool. Mitte, et minu enda kool ei oleks olnud inspireerivam, aga see tunne ja õhkkond oli väga mõnus. Rääkides koolist on ikka kõige olulisem inimesed, kes koolis on, ja nende koolide eestvedajad. Ma ei tea, kas juhuslikult, aga Piret, sinuga me kohtusime eelmisel nädalal, reedel. Ja me rääkisime sellest, kuidas tagada kultuuri- ja kunstihariduse jätkusuutlikkus, kuidas tagada kultuuripõlvkondane jätkusuutlikkus, kuidas tuua noori lapsi kultuurihariduse juurde. Ja tihti ei peta mind minu sisetunne ja ma arvan, et ka mitte seekord. Ma arvan, et kallis koolipere, teil on Piretiga väga vedanud. Sest kui ma teda kuulasin, siis ta ei mõelnud kordagi võib-olla selle peale, et kuidas ma oma kooli arendan, vaid mõttes laiemalt, mõttes selle peale, kuidas teha erinevate partneritega koostööd, kuidas teha erinevate koolide ja üldhariduskoolidega koostööd ja temast paiskus sellist missiooni ja innovatsiooni. Nii et ma loodan, et kõiki neid ülesandeid siin ette lugedes jätkub sul seda energiat oma töös. Me elame keerulisel ajal. Ja vahel võib tunduda, et me tegelikult oleme muutunud liiga praktiliseks. Aga ma arvan, et kunst on see, mis loob sügavama sisu ja väärtuse. Me oleme üsna sarnased Piretiga. Ka mina tahtsin lugeda ette just siinkohal Lennart Meri tsitaadi. Kunstil on palju rolle, aga kindlasti ka oskus väljendada ja rääkida sellest, mida me võib-olla kirjalikult ja suuliselt väljendada ei suudaks. Ma tutvusin teie kooli väärtustega. Piret juba luges need ette. Aga eriti mulle meeldis väärtus loomingulisus. Ehk avardada piire, märgata ja avastada, olla ainulaadne, olla spontaanne ja innustada. Kultuuril on väga oluline roll. Siin koolis õpitav aitab ühest küljest luua uut, aga väärtustab ka seda, mis juba on, mis on traditsiooniline. Oscar Wilde on öelnud, elu on lühike, kunst on igav. Ma soovin südamest kogu koolile palju inspiratsiooni, head energiat, uudishimulikke ja õpiimelikke õpilasi. Ma loodan, et me elame üle need keerulised ajad. Ärge jääge kunagi oma kooli sisse, vaid olge jätkuvalt ka väga tähelepanelikult sellest, mis kultuuris toimub. Ja kuigi Piret rääkis sellest, et kunstnikud on justkui võililled asfaltis, siis ma väga loodan ja teen enda poolt kõik selleks, et me ka riigina oleksime teile tugevamaks partneriks. Palju edu, palju õnne. Järgmisena palun sõna võtta Tartu linnapeal Urmas Klaasil. Armas rektor, ministrid, kõik rektorite sõbralikku perre kuuluvad, praegused ja endised rektorid, ja Pallase pere, head tartlased ja Tartu sõbrad. Siin saalis on täna kõlanud
väga mitmel korral selline ilus ja sügava sisuga sõna nagu koostöö. Ja kui Miga Keraneni lasteraamatus Vana Roosa maja siinsamas Supilinnas ühes köögis ema kartuleid koorib ja väike tüdruk küsib, et mis asi on Tartu vaim, siis see ema ütleb, et see on kambavaim ehk koostöö vaim. Ja kui meie siin koostööd teeme ja koostööst räägime, siis Jaan Tõnisson, kes Gildi 1 seisab ja sammub, ikka ütles, et ta ei ole Tallinna vastu, vaid ta on Tartu poolt. Ja meie samamoodi, Eesti on üks tervik. Ja Pallas ja Pallase vaim ja Tartu vaim peab nägijaks tegema iga inimese Tartus, Eestis ja laiemalt. Ja seda te olete teinud ja teete edaspidi. Teete suurelt. Nagu ütles Ain Kaalep, sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad. Nii suured, kui üldse suudad, nii suured ja tingimata. Palju õnne. Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu nimel kõneleb nõukogu esimees, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend. Ja rektor Piret Viirpalu, austatud Vabariigi ministrid, kaasrektorid, linnapea ja daamid härrad ja loomulikult hea Pallase kõrgkooli pere. Piret asus tööle juba ligi aasta tagasi, et tänast päeva me võiksime ka tähistada sellisena, et pea aasta saab rektori ametit peetud ja on ta siis ametisse astumine või sellesse ametisse pühitsemine või Pireti puhul tundub, et pühitsemine tähendab kindlasti pühendumist tema puhul. Nüüd sa oled väga usinalt meie seas kanda kinnitanud ja seetõttu Rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu ja iseenda poolt muidugi soovin sulle tarmukust, ratsionaalset indu minna edasi sealt, kus emeriitrektor Pallo Nuus sulle teatepulga edasi andis. Rektor, aga tegelikult kogu Pallase pere, olenemata ametikohast, tahab olla ju tunnustatud kunstihariduskeskus, algatada muutusi loomevaldkonnas, väärtustada traditsioone ning juhtida koostöös partneritega kunsti, loomevaldkonnas, kunsti, disaini, konserveerimis- ja restaureerimisvaldkonna uuendusi. Nüüd Pallase perele selle lause viimane pool on kindlasti tuttav, see on ju teie visioon, kuhu te kõik koos rektori eestvedamisel soovite minna. Ja kui siin piirduda ühe sooviga, sest Piretil on neid soove juba anti ja tuleb veel, meelde nad nagu nii kõik ei jää. Aga ma laenan selle ühe soovi Briti sellisest tulevikumõtlejast või futuroloogilt Richard Watson, kes on nimetanud mõned asjad, mis ei muutu ühiskonnas, organisatsioonis või liikmeskonnas. Need mõned asjad ei muutu, olgu siis kas 50 või isegi 50 aasta möödudes. Ja esiteks ma nimetab seda, et
mis tahes organisatsiooni liikmeskonnas on vajadus tunnustuse järgi. Ja sellises loova ja loomingurikkas kõrgkoolis nagu Pallas on see kindlasti hästi vajalik, teil on ju palju loovaid isikuid. Teiseks, Watson sedastab, et liikmeskonnas on ikka ja jälle ootus reaalsete kohtumiste ja vahetute kogemuste saamise järgi. See on kirjutatud enne COVID-i perioodi. Nii et silmast silma, näost näkku suhtlemine. Ja kolmas on hästi huvitav, minu meelest huvitav. Nimelt ta ütleb, et liikmeskonna huvi tuleviku osas ja igatsus mineviku järgi. Kaks vastandlikku protsessi. Mõned igatsevad tulevikku, mis ei ole käes, ja teised igatsevad minevikku, mis on läinud. Ja eks see viimane ongi muutuste juhtimise vahva paradigma. Tuleb vaadata tulevikku, aga tuleb arvestada ka traditsioonitarkust. Jah, Piret, ma arvan, et sa oskad seda, suudad ja see, kuidas seda suudad, tule ikka meie sekka, tule jaga iseenda ja Pallase kogemusi ja rikasta meiesuguseid ka kaunite kunstidega. Aitäh sulle! Ja nüüd ma palun siia kõik rektorid. Meil on sulle üks asi üle anda. Ma ütleks, et tehnokraadina, ma ei tea selle nime, aga me anname selle üle ühe väike lillelaadse toote. Nüüd aga palun siia kõrgema kunstikooli Pallas nõunike kogu esimehe Mati Raali. Hea rektor ja ministrid, lugupeetud ministrid, linnapea, rektorid, et nõunike kogu poolt tahaksin õnnitleda tänase väga-väga tähtsa päeva puhul. Ja tegelikult on ju niimoodi, et ega see ametiraha, mis sul on kaela riputatud, et see on tegelikult sinu staatuse näitaja. Ja sa oled nüüd üks kõige tähtsam inimene Pallase koolis, aga pea meeles, et see ei ole mitte ainult ilu pärast sulle kaela riputatud. Et tegelikult on ju, no ilus on ta muidugi ka, seda küll, aga mõtle hoopis selle peale, et tegelikult sa oled nüüd aheldatud tõeväärtuste, moraali, esteetika, eetika külge kinni ja kunsti ja sealt sa enam ilmselt mitte kunagi lahti ei saa. Ma vaatasin ka Pallase põhimäärust, et seal on 18 punkti, mis on kõik sinu kohustused ja need, mille üle sa pead otsustama. Ja siis ma mõtlesin oma, et tead, et kui sul kunagi tekib moment, kus sa ei suuda kohe otsustada, et siis võta see ametikett, kas või salamahti pane ta kaela ja suru vasaku käega see kett vastu südant, kuula natukene ja ma usun, siis sa teed õige otsuse. Ja noh, muidugi on see, et me tegelikult nõunike kogu, kui nüüd sinuga kokku saab järgmine kord, et ma kogu aeg mõtlen, et huvitav, et kas see me kokku saamine on sedavõrd tähtis sündmus, et kas sa tuled sinna ametiketiga või tegelikult on see ju nõukogu otsustada, kas see on nii, aga noh, unistama me ikka võime.
et see tähendabki siis seda, et palun siis ole siis, tahtsin veel seda öelda, et muidugi sa tead seda, et ametikett antakse ju mingil hetkel edasi järgmisele rektorile, aga me kõik nüüd just nõunike kogu soovib, et sa seda võimalikult kaua kannaksid ja et sa ära ei väsiks seal juures. Ja nii, et kõike jõudu ja jaksu ja tarkust sulle ja ole ikka siis kuidas öeldakse, siis ole siis nii sirgjooneline, nii nagu see lillekimp on. Nüüd on sõna Pallase üliõpilasesinduse esinaisel Diana Eduril. Mul on suur au teid kõiki siin Pallase üliõpilaste ja üliõpilasesinduse poolt tervitada. Tere, austatud ministrid, rektorid, mu akadeemiline pere, linnapea, külalised ja lugupeetud, aga tegelikult ikka meie armas Piret Tiirpalu. Kirjutasin tänaseks kõne, mõtlesin ka hõbevalge peale. Kuid siis ühel hetkel taipasin, et tänane sündmus on igati paslik koht auväärsete kõnelejate sõnavõttudeks. Kuid minu ja meie üliõpilasesinduse soovid värskelt inaugureeritud rektorile on küllaltki mitteformaalsed. Seega teen võrdlemisi lühidalt ja loodame pikemalt jutustada meile omasemas erilisemas Pallase keskkonnas. Targad ja kaunid sõnad on täna enne mind juba lausutud. Mina soovin rektori toimetustesse muidugi meelekindlust, kuid veelgi enam soovin südamest aega. Aega, mis oleks produktiivne, aega, mis oleks õnnelik, aega, mis oleks paslik lõunatamiseks. Aega, mil olla mitte nii ametlik. Aega, et rännata oma pead ja üheskoos. Aega, et märgata ja hoolida. Aega, et olla kohal. Aitäh ja head aega! Võtan üliõpilasel sõnasabast kinni ja juba mitu sajandit on eestlastel kombeks olnud töötegijale või töötegijast mitte mööda minna ilma talle jõudu soovimata. Aga 130 aastat tagasi, natuke rohkem, on sangastest üles kirjutatud selline jõu soovimise loits või jõu soovimine. Jumal andku tööjõudu, päevajõudu päälikule, tööjõudu tütterile, hingeilu hoidjale. Palju jõudu, Piret! Aga nüüd on mikrofon vaba, kes tahab veel Piretit õnnitleda, mikrofon on teie. Talle viiteid ajaloole sobib ehk sellise väikse märsikesega jõuda teie ette. Tahaksin Eesti Kunstnike Liidu nimel tervitada, õnnitleda värsket ametirahaga kaunistatud rektorit, lugupeetud rektorit, ministrid, linnapea, hea koolipere. Mul on olnud selline tore võimalus, päris täpselt ei mäleta, piinlik öelda, aga vist 10 aastat olla mõnigi kord kaasatud tudengite lõputööde hindamisele ja see järeldus, mis ma
esimesel korral enda jaoks tegin ja mis on ainult kinnitust leidnud, on see, et kui palju sõbralikkust ja kui palju mõistust on selles koolis. Loomulikult ka loomingulisust, kunsti, kõike seda, mis seal peabki olema ühes kunsti kõrgkoolis. Ja võib-olla see ongi justkui liiga tavaline, liiga loomulik, et seda mainida, aga samas ma arvan, et ei sõbralikkus, mõistus ega vabadus ole need väärtused, mida me võiksime võtta kui niisama saadutena või niisama antutena ja et nad kestaksid ja oleksid, tuleb neid hoida. Aga kunsti poolelt suur tänu Piretile, et oled tõepoolest olnud väga avatud koostööle siis professionaalse kunstiväljaga, et sinna ei tekiks klaasist seinu vahele, et oleks loomulik verevahetus õpilaste ja kunstnike ja õpetajate vahel. Ja kindlasti on olulised nii traditsioon ja innovatsioon kui ka võib-olla siiski kõige olulisem, see kolmas, see miski, nimetagem teda loomingulisuseks, mängulisuseks. Me ei peagi alati lõpuni aru saama, mis tegelikult toimub, aga kui tulemus on huvitav, lõbus, et ei ole must kast, on must kott ja siin sees midagi, mis on seotud linnupettega. Tere kõigile ja tere Piret! Meie oleme siin Tartu Kunstikooli esindamas. Saadame soojad tervitused Kadi Kreisilt ja Roosi Nemlicherilt, kes hetkel asuvad muideks Palil väga olulisi partnerlussidemeid loomas. Ja minul on, Piret, sinuga mitmeid puutepunkte, et Piret on olnud minu magistritöö juhendaja Tartu Ülikoolis ja väga suureks õpetajaks ja eeskujuks ja tegelikult me oleme mõlemad ja Jaanika ka kunstikooli vilistlased. Ja me oleme väga rõõmsad, et Pallasel on nii koostöine uus rektor ja juba esimesed koostöökohtumised on olnud ja soovime seda mõnusasti jätkata. Jah, hea Piret, kuule, et iga päev saaks naerda kõigest hoolimata ja tegelikult on see väga vahva, et sa oled võtnud sellise julge sammu ette ja õnne sulle, aitäh ka! Tere päevast, mina olen Kristel Kallau, Eesti Kunstikoolide Liidu juhatuse esimees. Ja Piret on olnud pikka aega meie juhatuse liige, meie hea sõber ja ma toon sulle tervitusi meie liidu poolt. Ja me oleme väga õnnelikud ja tänulikud selle panuse eest, mis sa oled andnud kunstihuviharidusse. Et tänu sinule on töös väga mitmed protsessid, et kuidas ikkagi kutsestandardiga jõuda nii kaugele, et ka huvikooli õpetaja kvalifikatsiooni saaks mõõta ja kuidas ikkagi tekitada seda kvaliteedimudelit huvihariduses, et milline on kvaliteetne huvikool. Ja see, kuidas sa räägid üleüldse kunstiharidusest, rõhutamata selle juures, et ei ole oluline, millises liigis sa õpid seda kunsti. Aitäh, Piret! Ja mul on hea meel, et sa ei ole jätnud meid maha hoolimata oma väga väärikast ja olulisest ülesandest, mis on sul praegu käsil, vaid jätkad meie toetaja liikmena ja tõesti me võime igapäevaselt su poole pöörduda abi, nõu ja toe saamiseks. Palju õnne ja me oleme ka sulle toeks.
suur tänu kõigile sõnavõtjatele, linnapeale, kelle poole alguses ei pöördunudki, kõikidele rektoritele, kõikidele pallaslastele. Kui nüüd rohkem sõnavõtte ei ole, siis alustab taas Titoks vaikset muusikasuminat, kui nad seda suudavad, ja kõik on oodatud sinna saali teisotsa, sest köstrihärra kutsus meid klaasikesele veinile. Aitäh! seda, et